Tere! Minu nimi on Joel-Markus Antson ja mul on hea meel, et sa oled täna seda videot vaatama sattunud. Olgu siis kas kogukonnas või kodust vaadates. Kõigepealt ma tahaksin soovida sulle head uut aastat ja natuke mõtiskleda ka sellest aasta algusest. Mulle tundub, et uus aasta on selline aeg, kus ikkagi inimesed tihti mõtlevad, et nüüd on üks uus algus käes ja ka see fraas new year, new me või uus aasta, uus mina on ka minu meelest ikkagi päris levinud. Ja ka selle uue aastaga on meil algamas uus seeria, identiteedikriis. Ja mulle tundub, et vist üks olulisemaid identiteedi küsimusi on küsimus, kes mina olen. Ehk seotud eneseotsinguga. Ja seepärast ma tahaksingi täna alustada selle eneseotsingu küsimusega. Mõeldes sellele teemale kerkivad minu jaoks üles näiteks sellised küsimused nagu kes ma olen, milleks ma olen siia sündinud, mis on elu mõte ja veelgi olulisemalt, mis on minu elu mõte või mis on siis ka sinu elu mõte. Ja võib-olla sa ei küsi selliseid küsimusi väga tihti, siis võib-olla täna võiks olla üks hea aeg, millal ka nendele küsimustele mõelda. Selleks, et seda teemat natuke avada, ma kasutaks sellist kasutusjuhendi metafoori. Kui sa ostad mingisuguse uue tehnika või kodumasina, mingi mööblieseme, mis tuleb kokku panna või kas või Lego, siis üldiselt tuleb sellega kaasa mingisugune kasutusjuhend, mille järgi siis sa võiksid selle asja kokku panna või teada, kuidas seda kasutada. Ja võib-olla sa ei kasuta neid kasutusjuhendeid ja paned neid kuskile kohe prügikasti, aga üldiselt mulle tundub, et tegelikult palju vähem võtaks aega nende asjade kokkupanek, näiteks mingi mööblieseme kokkupanek, siis kui seda kasutusjuhendit järgida. Aga kui meie tehnikavidinate, mööbliesemete või legodegagi tulevad kaasa kasutusjuhendid, siis kas ei peaks meie eludegagi mingid juhendid kaasa tulema või mingid juhtnöörid olema, mida me konsulteerime, sest kui selliste lihtsate asjadega, nagu näiteks legod, kui selliste lihtsate asjade puhul, kui näiteks legod on meil vaja mingit juhist või instruktsiooni selleks, et teada, kuidas seda kokku panna, siis kuivõrd enam on meil vaja sellist juhist sellise keerulise asja nagu oma elu ülesehitamiseks. Mõni võib öelda, et tal on see vajalik kasutusjuhend olemas, olgu see siis Google või Siri, sõltuvalt sellest, kas sa kasutad Androidi või iPhone'i. Aga mulle tundub, et need võivad anda sulle vaid teatud määral informatsiooni. Aga teha tegelikult vähe selleks, et teada, kuidas seda informatsiooni päriselt oma elu jaoks kasutada. Ja aidata sul päriselt ennast leida. Mul on tunne, et selleks on vaja midagi enamat. Et sellele küsimusele vastata, tahaksin ma kristlasena pöörduda Jeesuse õpetuse juurde, kes rääkis ka tegelikult enese leidmisest. Ning küsida, et ehk on temal pakkuda meile midagi enamat kui lihtsalt informatsiooni, vaid tõesti ka midagi, mis võiks meile kõigile olla selliseks kasutatavaks instruktsiooniks või kasutusjuhendiks enese leidmise jaoks. Selleks sooviksin ma vaadata Matteuse evangeeliumi 10. peatükki ja 39. salmi, kus Jeesus ütleb niimoodi. Kes oma elu leiab, kaotab selle ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. See kõlab tegelikult päris paradoksaalselt, aga vaatame, mida see võiks tähendada. Esmalt võib sul tekkida mõte, kui sa kuuled fraasi enese kaotamine või oma elu kaotamine, et see on midagi väga negatiivset või halba ja võib-olla see on ka sinu kogemus, et sa oled justkui ennast kaotanud ja see ei too
esile meeldivaid mälestusi. Ja mulle tundubki, et on ka olemas selline äärmus, kus enese kaotamine võib muutuda väga ennast hävitavaks ja ohtlikuks. Et sa oled justkui selline tühi klaas, kus ei ole enam midagi teiste jaoks valada, sest sa oled liiga palju endast andnud ning mitte vahepeal ennast täitnud. Aga mulle tundub, et see ei ole see tegelikult, mida Jeesus siin silmas peab. Vaid pigem on see enese kaotamine kui alistumine Jumalale. Ta ütleb, et kes oma elu kaotab, leiab selle ja kes oma elu leiab, see kaotab selle ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Ma ei tea, kuidas on sinu kogemus, aga ma olen tihti kogenud, et me ise ei ole piisavalt targad või täiuslikud. Et me tegelikult võiksime suuta leida elu mõtet ja tegelikult ka iseennast. See, mis Jeesus siin enese kaotamise all mõtleb, tundub minu jaoks olevat kui alistumine Jumalale. Ta ütleb, et kes oma elu leiab, kaotab selle ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Ma arvan, et kui sa oled piisavalt kaua siin maa peal elanud, siis sa oled ka kogenud seda, et me tegelikult ei ole ise piisavalt targad ega täiuslikud. Et tegelikult iseennast leida vaid endale elades ja oma isekaid soove täites. Ja tihti mulle tundubki, et see enese otsimine, enese leidmine võib viiagi sellisesse hoopis teise äärmusesse, kus elataksegi vaid enda soovidele ja unustatakse ära teised inimesed, aga tegelikult egoism ei ole see lahendus. Samas on minu meelest oluline välja tuua see, et mida ka psühholoogid on öelnud, et egoism ja enesearmastus on kaks erinevat asja. Ja tegelikult kaks täiesti vastandlikku asja, kui mõelda sellisest skaalast, et nad on kahes erinevas otsas. Sest tegelikult inimesed, kes on egoistlikud ja ei suuda ennast, on need, kes ei suuda ennast armastada ning seetõttu püüavad teistelt võimalikult palju endale haarata. Samas kui inimesed, kes ennast armastavad, ei näe vajadust teiste arvelt elada. Ja lisaks ei saa me leida ka tegelikult täitumist ja iseennast ja ka tegelikult täitmist ainult läbi materiaalse maailma, sest meie igatsused on igavesed ja meie küsimused on samuti vaimsemat laadi. Näiteks, mis saab pärast surma, kas on midagi rohkemat ja mis on see põhjus, miks me siin oleme. Aga siiski me tihti otsime ennast ja täitumist ja seda elu mõtet igalt poolt mujalt. Suhetest, mis on head asjad, aga lõpuks seda täit rahuldust ei too. Sõltuvustest, võib-olla kuulsusest, rahast, võib-olla keegi otsib laikidest, aga lõpuks ei suuda miski neist kustutada seda janu tegelikult armastuse ja tähenduse järgi, mis meis on. Ja nii me tihti käimegi ringi õnnetutena, mingis mõttes ennast otsides, aga samas leidmata. Ning see, mis Jeesus siin püüabki nagu justkui sellise kasutusjuhendina või juhtnöörina meile öelda, on tegelikult, et ainus lootus ennast tõeliselt leida on leides Jumala ning talle alistudes. Tulles tagasi selle kasutusjuhendi metafoori juurde, siis mulle tundub, et enese kaotamine ehk Jumalale alistumine võrdub justkui selle kasutusjuhendi kasutamisega. Kuid samas see, mida Jeesus mõtleb enese leidmise all, on justkui sellest kasutusjuhendist loobumine. Sest sa ise justkui teeb paremini. Et üks on see enese alistamine Jumalale, jah, ma tahan otsida seda, mis on parim, ja tegelikult sinu juhtimist, aga teine on see, et sa otsustad, et ma teen ise paremini ja ma ei taha sellest kasutusjuhendist midagi kuulda, ma ei taha otsida seda abi, ma ei taha alistuda Jumalale.
aga tegelikult lõpuks on Jumal see, kes on meid loonud. Ning kas pole mitte nii, et mingi asja looja võiks olla see, kes teab kõige paremini, kuidas see asi töötab? Mõelgem korraks sellele. Oletame, et sa oled leiutaja ja oled loonud mingisuguse uue leiutise, mingi masina, mingi tehnikavidina. Ning inimesed tahavad teada, kuidas see töötab. Kas sina ei peaks olema see, kes neile seletada oskab, mis asi see on, milleks või mis eesmärgiks on loodud ja kuidas see töötab? Ja mulle tundub, et tegelikult need on need samad küsimused, see mis või kes, milleks ja kuidas, millele me tegelikult ka ise tihti oma eludes püüame vastuseid leida. Kes ma olen, milleks ma sündinud olen ja kuidas ma peaksin elama. Lõpuks ei ole Jeesuse õpetus, vaid kasutusjuhend, mida ainult järgida. Vaid veelgi enam on see tegelikult armastuse kiri, mis annab teada rõõmu sõnumist, et meil on võimalik leida vastuseid nendele küsimustele. Et meil on võimalik kustutada oma janu armastuse järele, mida miski muu pole suutnud kustutada. Sest Jumal on kui taevane isa, kes tahab anda sulle uue identiteedi temas. Identiteedi Jumala lapsena, kes on tema silmis hindamatult kallis ja armastatud ja oluline ja tähendusega loodud. Ja huvitav on ka see, et ta tunneb sind lõpuni, aga samas ja teades kõiki sinu vigu, samas ta armastab sind tingimusteta. See on see kiri sellest heast uudisest, sellest heast sõnumist. Et mitte tegelikult ainult meie ei otsi iseennast ja Jumalat, vaid tegelikult on Jumal see, kes on tulnud otsima meid. Veel enne, kui tegelikult me isegi oskasime otsida teda ja võib-olla otsisime ainult iseennast. Ta on jätnud 99, see tähendab parima, oma elu, et leida see üks, sina. Jeesus, kaotades oma elu, on tulnud, et leida sinu elu. Ta otsis ennast inimese pojana. Paljudes kirjakohtades kutsub Jeesus ennast inimese pojaks, aga leidis ennast Jumala pojana. Meie otsime ennast tihti inimlastena, aga võime leida ennast Jumala lastena. Ja kuivõrd palju vägevam see on, et kui me alustame sellest, et me tahame lihtsalt ennast leida inimesena, võime hoopis leida Jumala ja seal hulgas iseenda, oma identiteedi Jumalas kui armastatud laste identiteedi. Ja samas on ka oluline see, et selles suhtes Jumalaga nagu igas suhtes me tegelikult kasvame ja areneme ja muutume kogu elu. See eneseidentiteedi leidmine on tegelikult pidev protsess. Koos Jumalaga kasvamine ja jätkuv enese leidmine Jumalas. See ei ole nii, et kohe Jumalale alistudes sa leiad ennast terveks eluks. See pole tegelikult selle teekonna viimane samm, vaid selle uue teekonna esimene samm. Sellel teekonnal, mis on elukestev enese leidmine. Tulles tagasi selle mõtte juurde, kust ma alustasin, see New Year, New Me mõte, mis tänapäeva ühiskonnas väga levinud on ja minu meelest väga hea mõte tegelikult on, siis mulle tundub, et kahjuks tihti see uus aasta ei too neid püsivaid muutusi, mida me lubadustena andnud oleme. Sest tegelikult, kui see tooks neid, siis kas me peaks iga aasta uuesti neid uusaasta lubadusi tegema? Küll aga tegelikult tahab Jumal pakkuda sulle midagi enamat kui lihtsalt üht uut aastat. Ta tahab anda sulle uue ja igavese elu. Et see püsiv muutus võiks alata. Aga see saab alguse sellest nii-öelda enese elu kaotamisest, alistumisest Jumala ees. Läbi mõistmise, et sa oled püüdnud ennast leida juba piisavalt kaua,
aga sa tead, et tegelikult sa omast väest ja tarkusest ei ole jõudnud selleni, vaid et sa vajad, et armastav looja, kes on su tegelikult eesmärgiga loonud, et tema võiks juhtida sind päris ellu iseendaga. Ja nüüd võikski tegelikult jätkata seda arutelu kogukonnas või kui sa oled kodus, siis võib-olla ka oma pereliikmetega või sõpradega, siis nende järgmiste küsimuste näol ja ma usun ja loodan, et see võib olla üheks kõnekaks ja sisukaks vestluseks.